saal oli rahvast täis, inimesed on rõõmsad, lapsevanemad on rõõmsad. Mis tunne see oli ja kuidas seda kirjeldada? See on võimas tunne, kui iga aasta aina rohkem lapsevanemaid on meie Astangu tegemistega kaasas ja ka lõpuaktused on aina südamlikumad. See on asutuse juhina, see on direktorina, see on, ütleme, võib-olla tunne, mida on väga raske sõnadesse üldse panna. Aga nagu ma ka oma lõpuaktuse kõnes ütlesin ja ma ütlesin siiralt, et vaadates meie õpilasi, vaadates nende lapsevanemaid, vaadates meie töötajaid, kogu see kogumis, ma tunnen täna ennast mitte ainult Eesti, vaid maailma kõige rõõmsama direktorina. Ma olen uhke selle üle, et noored olid väga elavad ja nad aina elavamaks muutusid ka siin Astangul nagu olles. Aga samal ajal selle elavuse juures nad olid teineteise suhtes ja ka meie töötajate suhtes, oma õpetajate, tugispetsialiste suhtes väga hoolivad. Selline hea nagu selline turvaline keskkond nii töötada kui ka õppida, ma ütleksin. Teine üle, mille ma olen väga uhke, on see, et kuidas noored õppisid siin olles ajaga aina rohkem koostööd tegema, et nad suhtlesid iga nädal aina rohkem teine teisega, toetasid teineteist aina enam ja selline oskus nagu koostööd teha ja saada aru, et üksi on võimalik hakkama saada, aga koos on tunduvalt kergem hakkama saada. See on kindlasti üks hea oskus, mille ma arvan, need noored, kes meil nüüd siin aasta praegu olid ja IT3 aastat siit täna majast lahkuvad. Ja mille üle mul muidugi on kõige suurem rõõm, jah, on see 5. asi, mis rõõm noorte silmades ja mida täna tegelikult oli väga suur peegeldus ka siin lõpuaktusel. Ja me tahamegi Astangul, et inimesed oleks rõõmsad, et nad mitte ainult õpilased, ka töötajad oleksid rõõmsad ja ka lapsevanemad oleksid rõõmsad. Sest siis tahetakse tulla kooli iga päev, et ei ole seda, et ma täna kooli ei taha minna näiteks või ka ma ei taha täna tööle minna. Et seda rõõmu ma nägin väga, väga sageli Astangul, kui ma noortega nagu suhtlesin ja seda rõõmu tänasel lõpuaktusel oli ka minu jaoks just nii palju ja ma arvan praegu maailma õnnelikum direktor. Kui need lõpetajad, kes täna lõpetasid, ei saa võib-olla kohe tööturule, kas Astang on neile peale lõpetamist ka toeks, kes on nii-öelda vilistlased siis? Jaa, me oleme, meie tööhõive spetsialistid on ligi 1,5 aastat pärast lõpetamist. Oleme öelnud alati, et pöörduge tööhõive spetsialistide poole, kui te olete, jääte hätta ja püüame seda nõu anda, et mida siis tööturu praegu tuleks teha või arvestada rohkem või ka toetada lihtsalt. Et meil Astangul on tavaks, et me ikkagi meiega suhe õpilasel ei lõppe siis, kui on viimane koolikell, vaid see on tunduvalt pikem. See on nii seatud, et aeg ei peatu, vaid aina edasi tuttav ja päevad lähevad ja aastad mööduvad. Kui peaksite valima ühe laulu tänastele lõpetajatele, mis see oleks? See on päris raske valida. Neid laule võiks tegelikult olla mitu tükki, näiteks üks võiks olla Vana Vaksal, mis ei tähenda tegelikult ju otseselt, ei pruugi tähendada mõnda raudteejaama. See Vana Vaksal võib olla see imeline Astangu kool, kuhu tahaks ikka jälle tagasi tulla ja tunda ennast siin võimalikult hästi, meenutada kauneid mälestusi, ilusaid hetki. Kas mäletate enda lõpetamist, mis tunne see oli? See oli vabanemise tunne. Ma mäletan seda väga hästi ja see toimus minu kooli lõpetamine Kuressaare linnas 18. juunil 1967. Ja küll me tahtsime siis hakata iseseisvat elu elama ja pääseda sellest koolist ja meile tundus siis, et kõik õpetajad meid ju kiusasid ja panid meile vahepeal kahtesid ja kirjutasid päevikusse märkusi. Aga nüüd ma olen aru saanud, kuivõrd palju õpetajad tahtsid meile teha head. Ja meenutan seda ka lõpuaktust väga, väga sooja südamega.
ma pean ütlema seda, et mida vanemaks ma jään, seda raskem on mind millegagi üllatada. Neid üllatusi on elus olnud küll, aga siia tulles see oli tõeline plahvatus, tõeline pauk, milline maja, milline aed siin ümber on. See on täiesti paradiislik oaas keset Kivilinna ja vot see on suur üllatus, et selline asi on tehtud, seda hoitakse ja ma arvan, et kõik need, kes sellest majast või siit ümbrusest läbi käivad, nad saavad terveks eluks sellise laengu ja vot see on koht, kuhu tahaks tagasi tulla. Mis teeb ühe inimese loo inspireerivaks? Ohoo, no ma arvan, et inimene ise, see mismoodi ta seda jutustab, see teeb ja tavaliselt on ju inimestel nii erinevad lood. Me kõik võime tunduda väga ühesugused ühtemoodi, aga igal ühel on ikkagi oma lugu, oma agenda, oma võitlus ajada siin ilmas, et selles mõttes on väga põnev erinevate inimestega suhelda ja nende lugusid teada saada ja seda teistele edasi näidata. Sinu poiss lõpetab juba 2 aastat järjest. Mis tunne see on ja mis arengut sa oled näinud selle 2 aasta jooksul? No areng on suur tegelikult, kui pilti vaadata sellest, kui ta tuli siia esimest aastat siia kooli, siis ta oli selline rõõsa ja selline, polnud maailma näinud, sest samamoodi kui sa viid inimesed toast õue päiksega, et ta hakkab pruunimaks minema, ta hakkab maailmast paremini aru saama. Täpselt sama asi oli sellega, kui ta tuli siia Astangu kooli, sellepärast et ta ei teadnud maailmast ja tema ümbritsevast keskkonnast mitte midagi põhimõtteliselt, sellepärast et siin on süüdlane. Me hoidsime teda lihtsalt põhimõtteliselt toast kinni, et kuhu sa ikka lähed, kuhu sul ikka minna on, et ära vanemate juurest väga kaugele lenda. Põhimõtteliselt, kui te vaatate Pink Floydi filmi The Wall, siis te saate aru, millised on need vanemad, kes enda küljes lapsi kinni hoiavad. Aga lahtilaskmine oli väga valus ja väga selline hirmutav kogemus, mitte tema, vaid meie jaoks. Ja kui see lõpuks lahtilaskmine toimus, siis sa nägid, kuidas inimene iga päevaga arenes. Ja see, mis tast praeguseks on saanud, see on see, kuhu me oma jutu alguse tagasi jõudma, et temast on saanud isiksus lõpuks ometi. On tal oma arvamus, oma nägu, oma tegu, et mitte ei vaata mul vastu minu enda nägu sealt tema näost, vaid et see, mis ta teeb, see, kuidas ta mõtleb, see on Christopher, tema ise. Kas olete juba arutanud, mis edasi teha või kuhu, kas kuskile tööle või edasi õppima? Jaa, ikka oleme arutanud ja ta ausalt öeldes ongi nüüd see, et neid valikuid tegelikult ju on. Samas on need valikud, nagu nad on ju, sa pead ikkagi ise tahtma ju selle koha peal tööd teha, kus ta on. Ta on väga õnnelik selle üle, nüüd ta oli ju abipagar. Ta läheb, proovib suvel, 6 aega asendab teisi inimesi ja proovib seda päris tööd ära, seda, et kui ta lähebki sinna õigeks ajaks kohale ja on selle terve päeva ja niimoodi 5 päeva nädalas ja 6 aega järjest, et kuidas ta sellele vastu peab. Aga kuna maailm on ju erinevaid variante täis ja Astangu kool pakub erinevaid võimalusi, siis me sudisime ikka teda ka nii kaugele, et ta prooviks seda kauba väljapanija või kuidas seda asja kohta öeldakse, seda ka ikkagi veel. Sellepärast, et see pagariamet on idamine tore ja kõik on nagu õige, aga nii kui teie puutöö pealik ütles siin koolis, et puutöö teeb mehe tugevaks, pagaritöö teeb mehe paksuks. Et vaatame, kuidas läheb, aga igal juhul aasta, ma loodan, on tal võimalus siin koolis veel õppida ja uusi sihte seada, et siis peaks olema ta valmis astuma ellu. Kui sa saaksid kiita Astangu keskust 2 lausega, kuidas seda kiidaksid? Ei ole võimalik 2 lausega kiita, sellepärast, et see kool on, ma arvan, kõikide jaoks teinud nii palju, et tegelikult on see on uskumatu, ta ongi uskumatu. Mina seda ei uskunud ja ei uskunud minu lähedased inimesed, sõbrad ja tuttavad. Aga see, mismoodi see Astangu kool inimesi muudab päriselt, kuidas ta teeb need inimesed elukõlblikeks inimesteks. Nendest saavadki täisväärtuslikud riigi kodanikud, tõsiselt võetavad, teistega arvestavad inimesed, et see on uskumatu, kuidas see kool vähemalt minu poisi ja minu enda silmi avas, et see kool ei ole mitte ainult õpilastele, vaid see on ka
nende vanematele ja nende tervele suguvõsale, et see, mida mina ette kujutasin ja kõik minu sõbrad, tuttavad ja eakaaslased, et see on koht, mis on sellised traataia taga, kus on tumerohelised seinad ja umbes valvur käib ringi püssiga, siis ma oleks ise tahtnud sellises koolis õppida, sest see on äge kool. See on nagu niivõrd äge, mis siin tehakse ja Gert, kes on teil direktor, ma tahan öelda, vaat selliseid mehi peaks olema meil rohkem. Gert presidendis ka veel tahkatraavi, nii et siis kui Eestis saaks selline ilus koht, nagu see Astangu kool on, siis ma sellises Eestis ma tahakski elada. Kristjan Jõekalda intervjuus tuli ka välja, et sooviks näha teid presidendina, et kas on plaanis kandideerida? Ei, minul ei ole plaanis presidendis kandideerida, aga Kristjan Jõekaldalt ma tänan. Kristjan Jõekalda on väga äge inimene, väga soe inimene ja mul on nagu hea meel, et Kristjan Jõekald on võtnud sellise rolli, et ta kõneleb ka toevajadustega inimeste eest.